18. korda toimuv Raplamaa rattamaraton on üks 2 Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja osavõistlusest, mis läbitakse individuaalvõistlusena. Alates 25. maist 27. juunini saavad kõik registreerunud osalejad saata korraldajatele oma tulemused, mille põhjal selgub ka paremusjärjestus. Kuidas täpselt ajavõtt toimib ja kuidas talitada, sellest saab lugeda meie kodulehelt estoniancup.ee. Raplamaa rattamaratoni peakorraldaja Ain Täpsi, et kas on sellist elevuse tunnet ka hinges, et ikkagi hooaeg lõpuks algab? Tunded on vastandlikud, et ühtepidi on loomulikult hea meel, et avastart saab ära antud, aga teisipidi formaat on ka meie jaoks täielikult veel niisugune tundmatu, et ausalt öeldes ei oska nagu praegult midagi arvata, et väga imelik on kogu see olukord. No aga mil moel see Raplamaa rattamaraton siis sel aastal toimub, millal ja kuidas? Raplamaa rattamaratoni alguskuupäevaks on 25. mai, rada on avatud kuni 27. juuni ja põhimõtteliselt start-finiš asuvad Rapla maakonnas, Kehtna vallas, Keavamägede parklas. Kindlasti tuleb selle kohta siis Estonian Cupi kodulehele ka link kaardile, et kõigil on võimalik siis sealt seda stardi ja finiši asukohta leida. Aga selline formaat ei ole ju tegelikult teie nagu Raplamaa oma sarjas väga nagu uuenduslik, et olete ju sarnast asja varemgi korraldanud või vähemalt selle moodi asja? Jah, selle moodi asja oleme korraldanud, et on meil iga aastal oma sarjas üks etapp siis sedamoodi, et start on avatud 4 tundi ja igaüks siis tuleb ja sõidab oma ette nähtud siis distantsi selle aja jooksul ära ja siis saab vastavalt oma aja ja selle põhjal siis tekib siis pingerida. Ja see on populaarne? See on populaarne. Ja et ka selline uuenduslik formaat siis Estonian Cupi sarjas rattamaratoni läbimisel võiks ju tegelikult olla päris omamoodi huvitav väljakutse. Jaa, absoluutselt. Mis siin on, kuidas siin on seatud, kuidas asjad toimivad, kuhu auto jätta, kus on need kõik olulised teenused? Nagu ma ütlesin, stardi-finišiala on siis Keavamägede parklas. Siin on olemas ka prügikonteyner, kuhu saab siis prügi asetada või panna. Stardi-finišialad on siis markeeritud vastavate tahvlitega, ehk siis vastavalt siis stardist tuleb aeg käima panna ja ka läbi stardi siis saab suunduda teisele, 3. ringile ja finiš on siis nagu eraldi alana meil märgitud, kus siis peale finišeerimist saad aja kinni panna. Pesemisvõimalused ja muu toitumisvõimalused, et kuidas need siin on seatud? Pesemisvõimalustega on siis sedamoodi, et on siit Keavamägedest nagu 10 kilomeetri kaugusel on Valtujula, mis on avatud kõikidel päevadel. Seal on ka võimalus ujumas käia, bassein on avatud ja väike tasu oli seal, minu teada ka oli vist 2 eurot oli pesu ja 4,5 eurot oli siis koos basseiniga see teenus. Ja samamoodi ka Raplas Sadolini spordijoones on pesemisvõimalused täitsa olemas, et seda tasub kindlasti kasutada. Ja kui süüa tahta ka pärast sõitu, siis kuhu poole suund võtta, ikka Rapla poole? Jah, siit umbes Keavamägedest üks 10 kilomeetrit jääb tee äärde, Rapla poole sõites jääb tee äärde Arturi Trahter, kus saab korraliku kõhutäie. Lõpetuseks, et mis sa selle aastase raja kohta ütleksid, et milline see on ja kuivõrd palju erineb varasemast? Rada kulgeb ikkagi sarnastel või eelmistel aastatel kasutus olnud rajal, küll vastupidises suunas see aasta. Ja välja on jäetud siin Keavamägedel õigus, kes on sõitnud seda, siis niisugused raskemad laskumised ja tõusud on tehtud ikkagi sedamoodi, et oleks võimalik kõigil läbida see rada ilma ülifüüsilist nagu head energiat omamata. Aga lõpetuseks, et kuidas see tunne siis on, et kas läheb hästi, õnnestub või mis see sisetunne ütleb, mis ratturid arvavad või kuidas sellele vaatavad?
No seda on muidugi raske öelda, aga kuna võistluspaus või õigemini see aasta veel võistlusi pole toimunud ja me oleme üks esimesi nagu võistlusi üldse, siis lootused on suured ja ootused. Ja kõik on oodatud? Absoluutselt.